Mina olen Narvast pärit. Politseist tahtsin tulla juba lapse saadik. Ja oli probleem keelega. Kui mina veel elasin Narvas, siis ega Narvas väga eesti keelt ei olnud. Kui on rasked sündmused, võiks rääkida kellegagi lihtsalt selleks, et läbipõlemist ennetada. Et sõbrad ja perekond on väga toeks mulle. Kui sind perekond ei toeta, ega sa väga tööd teha ei saa. Eelmisel aastal ema kingis mulle sünnipäevaks veidi raha selleks, et ma ostaksin endale sellist raamatut nagu Varavastased süüteod. Mul väga meeldib see valdkond. See hakkas meeldima kohe, kui ma tööle tulin. Eile tulin tööle kella 10 ja kell 18.00 see pidi lõppema. Mina jõudsin koju 23.00 ja läksin magama circa 12.00. Täna oli äratus kell 9.45. Et ütleme niimoodi päris okei uni ja midagi karta pole, mitte karta, vaid kurta pole. Ma olen harjunud sellega, ma olen nagu juba automaatne robot. Mina olen Vladislav, olen 24-aastane ja töötan Ida-Harju politseijaoskonnas juba 3. aasta patrullpolitseinikuna. Enne vahetus siis kindlasti tuleb tööriided selga panna, siis võtame varustus, kontrollime seda. Peale seda liigun minna väliviiruumi, kus on instruktaaž, kus ma saan kokku oma pärlisega Mirjamiga ja Mirjamiga koos töötame juba 3. aastat. Tšau. Kuidas magasid? 9 tundi. Okei, me teeme ära. Kas sa laserile tegid testi ära? Ei ole veel midagi jõudnud teha. Iga kord, kui võtad laserkami kaasa, peab testi tegema. Muidu kui testi ei tee, siis see mõõtmine ei ole õiguspärane ja me ei saa isikut vastutusele võtta. Nii et me peame testi tegema. Meie alustame vahetus, oleme valmis reageerima ja ilusti vahetust kõikidele. Jaa, selge. Lähme vilkuritega vaata tulekahju, liiklus reguleerida vaja, ilmselt on sinna kiiret abi vaja. Aga meil on mingi info ka või? Majas kedagi? Ei tea, sellest ei rääkinud. Tagale juht tegeleb ressursi haldusega töös. Tere. Kas te selle maja omanikuga olete ühendust saanud? Ja maja omanik jõudis kohale, läks praegu sinna kustutused juhi juurde. Kuhu? Sinna hoovi peale. Ta võttis hool välja ja siis võtad selle kustutused juhi juurde kontakti. Aga need inimesed siin, need ei häiri teid või? Ei, nad on siit kuskilt nii kohalikud, et ei siga. Aga sealt teiselt poolt ei ole nagu kusagilt vaja politseiabi või? Ei, praegu pole. Alguses hästi palju inimesi siin, et liiklus hästi tuli. Okei. Risti, 7-9. Abistasime 7-5 ja meie abi rohkem ei ole vaja. Olen vaba. Nii, tegemist on mootorsõidukiga, kellel ei ole tehnoülevaatus alates 30. november 2024. Eks lähme vaatame, kontrollime, mis meil autojuht räägib. Я все вот, да, у меня такая проблемка тут просто была, что нужно было починить кое-какие вещи. Я поехал, починил, и вот я уже планирую на этих выходных поехать сделать. Ta ütles, et see auto seisis ja nad parandasid seda. Ja ta oli Eestist eemal mõni aeg ja nüüd ta tuli tagasi ja lubas meile seda tehnoülevaatusi lähipäeval ära teha. Ei no, aga tal on õigus sellega sõita lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Ja praegu ta ütles mulle, et ta läheb Pelgu linna oma last ujutama. Äkki nii või pesema, ma ei tea, mis. Ühesõnaga lapsega tegelema läheb Pelgu linna. Minu arvamus on, kuna tal nagu kehtivaid rikkumisi alla ei ole, siis äkki... Suline vahetus. Suline vahetus. Jah. Okei. Lihtsalt suunada lähimasse tehnoülevaaatuspunkti teeb ära. ja
et meil on üks joobes isik, jälle alkojoobes meesterahvas, kes brineerib nende maja juures, ropendab, hetkel istub maja ees. Tervist! Tere! Kas teil on kõik hästi? У вас все в порядке? Все хорошо? А здоровье как? Здоровье нормально? Окей. Дома кто-то есть у вас? Жена работает, я Подрабатываете? с детьми. Ну понятно, мы вам просто поможем, просто люди ходят, и им жалко вас, они звонят в полицию, переживают, что у вас со здоровьем. Но если вы до дома дойдете сами, то мы вас никуда не отвезем. Я здесь вот. Но это я понимаю, что вы здесь живете. А давайте попробуем встать. Ну. Ta ei lähe. Ta kukub. Вы же меня утрили, когда он увидит. Я не отрицаю. Все, пойдемте. Я здесь вот. Ütles uskumatu, et politsei toimetab ta koju, mitte läheb kohe vangla või kainestusmajja, sest tal on ilmselt halb kogemus, kus tullakse, vaadatakse, et inimene ei suuda kõndida ja siis liigutakse lihtsalt kainestusmajja. Tavaliselt lõunaks meil on ette nähtud 1 tund. Jaoskonda me ei pruugi saada, seega tavaliselt me võtame kuskilt tanklast kiiresti toitu ja liigume edasi, aga seekord meil õnnestus jaoskonda tulla ja soe toitu saada. Risti, 7-9. Võtaksime kohvipausi. Joobes isiku alfa, joobes mees, murul pikali. Mul on soov, iga suvi räägitakse, et Jaani tuled tulemas. Et palun käige sealt läbi. Aga lihtsalt tööd on nii palju, et ei juua. Iga kord leian kuskilt, kus Anne Veski esitab. Ja ei juua lihtsalt Anne Veski kontserdile. Ta on hull Anne Veski fänn. Ma tean, mul meeldib Anna muusika. Kuule, ma olen siin Ülemistes kohal, aga ma ei näe mitte kedagi siin lebotamas. Äkki helistad teatajale ja küsid, kas ta näeb jätkuvalt seda meesterahva? Ei ole mõtet. Siin on kirjas kell 3, et teataja koha peale ei jää. Ja viimane info oli, et oli lõõtsa 4, lõõtsa 6 vahel. Kui seal kedagi ei ole, siis ei ole. Tere! Tere! Tervist, politsei! Давайте поможем вам сесть. No nii. Смотри сюда. Посмотри на нас, пожалуйста. Смотри сюда. Tal selles mõttes ei, ma vaatasin, et kui nagu pea vaata pärast on mingi pillide tema. Ma lähen löön ta läbi, vaata, et ta ümber ei kuku. Отрезвитель хочешь поехать? Там поспать можно хотя бы. Я ждаю на матрасе. Saab matratsi ka ju. Там матрас тоже можно получить. Ну, если они дадут. Да. Hoia teda, vaata, ära veel hakka jalata, ära veel hakka. Подожди. Спокойно. Что случилось? Mirjam! Meil krambid! Mirjam, krambid! Kutsu kiirabi! Risti 3679 vajab kiirabi. Hallo! Magomed, ты слышишь нас? Risti tundub, et vist kaotas mingiks hetkeks ka teadvuse. Nüüd jälle võtab kontakti, aga vist hakkab krambitama. Palun saada kiiresti kiirabi. Stop! Ноги разбиты. No jalg on verine ka. Ma ei tea, vaata, ega ma istusin tal jalgadel peal ka. Подожди, давай не надо, а то сейчас опять тебя... Magomed, hallo. Спокойно, лежи спокойно. Tooge raam, tõstame peale. Magomed, в больницу поедем. Здоровье смотреть. Хорошо? Все, лежи дальше спокойненько. Ложись. Вот так, молодец. Давай. Стой. Все. Ma tean, jah. 1, 2, 3. Meesterahval oli epilepsiahoog, mille käigus ta muutus ebaadekvaatseks ja agressiivseks.
ja kuna ta oli ohtlik iseendale, siis me kasutasime käeraudu. Ja selleks, et tagada kiirabi ohutus, siis me liikusime koos nendega haiglasse. Мы тебе наручники надели, чтобы ты себе плохо не сделал. Ma arvan, et ma panen teda voodi külge nii käed kui ka jalad, sest ta võib suvalisel ajal lihtsalt sekundi peale muutuda. Mitte agressiivselt, aga ta ei kontrolli oma jõudu. Bussipeatuses ta üritas suhu toppida oma napud selleks, et need ära süüa või. Nii et praegu oleme nii-öelda meditsiinitöötajate käsul. Me tulime siia Ülemiste keskusesse, Surgseeme tänav 4. Siin on üks meesterahvas kinni peetud ja nüüd me lähme ja proovime välja selgitada, kas vargus ikkagi toime pandud või mitte. Mis siin on selgitada? Vorstivarg. Väga hea, aga ma tahan videokaamerat vaadata. See moment, mis ta teeb, ta paneb nii varukas endale. Oota, üks on juba varukas ja teist on lihtsalt... Teine ka on varukas. Vaatke edasi ka. Ja selle juba siin, näete? Juba varukas, okei. Juba varukas. Pabereid on jõhkralt, mida tuleb täitma. Varastas vorsti ja mulle ta ütles seda, et ta tahab lihtsalt süüa. Ja kuna inimene ütles seda, siis me kahtleme, kas ta on äkki üldse hädaseisundis. Sellepärast me koostasime peale väärteoprotokolli, et menetleja saaks pärast need tõendid uuesti läbi vaadata, võib-olla temaga korraks suhelda, siis otsustada, kas ta on ikkagi lõpuks on seda trahvi või karistus väärt. M50 kukkus tooliga ja lauaga pikali kohviku ees, lamab maas, verd näha ei ole, Hellista ei soovi lähemale minna, kodanik on joobus, soovime politsei. Hommik. Tere! Hommik, aga päev. Meie jaoks on alati hommik. Tere, minu nimi on Mirjam, kuidas sinu nimi on? Simo. Simo, on sul isikukood olemas? Ma ikka isikukoodid pole peal. Sa oled protokolli viimasel ajal saanud või? Ära hakka. Täna? Ma ei taha minna kainetust, ma ei hakka minema. Ma kõnnin ise, ma olen täist. Aga näita mulle, kas sa suudad kõndida? Vaata. Nii, ärge hakata nüüd puustama. Ma tuian ise edasi. Ära siis ümber kuku. Sa kukud ümber ju. Ära siis kõnni selg ees, mine nägu ees. Sa ei tule autosse, minus koju ära. Kuule, sa jääd tänavale, kuule. Ma ei jää siis juhtub õnnetus, me tuleme viimase ära. Aga siin on see asi, et sa oma viinapudeli paned siia kasti, saad selle tagasi siis, kui autost välja lähed. Aga ma ei taha nagu juua. Ei, viinapudel käib siia. Aga miks te mind kõrvale ei kutsu? Mis kõrvale? Sellepärast, et meil kliendid sõidavad tagasi. Ma ei suitsa. Väga hea, et sa ei suitseta, väga tubli. Kõik, mis sul taskus on, pane palun siia. Tšau siis, mine istu. Kas sõimate meid mendid alati, nagu te olete osad? Mendid, aitäh. Veits viisakust. Kuule, Simo, sul on nüüd 2 varianti. Kas sa lähed koju või sa lähed kainestusmajja? Kus võtmed on? Toas, aga võtmed on uks lahti alati. Tehke talle uks lahti, palun. Ma tahan suitsu teha. Konsuli tänaval seal on juhtunud üks liiklusõnnetus, kus 2 inimest jäid auto alla ja üks inimene jäi auto sees. Nad ei saa sealt välja. Üks patrull juba reageeris sinna, aga nad vajavad lisapatrulli toeks. Et lähme siis vaatame, mis seal toimub. 3 kannatanud lähevad haiglasse. Sõidab on pääste poolt üle vaadatud ja meist liiklust reguleerivad seal. Siit me saame ise ka, sest me ootame avariigruppi. Tere! Tere! Aga tal on rauad peal või ei ole või? Kuidas? Tal on rauad peal või ei ole. Ta on lihtsalt agressiivne või? No, nüüd on natuke rahunes ära. Aga ta on juht, jah? Taaskord kiirabi kutsus meid appi. Seekord juhtus liiklusõnnetus, kus mootorsõiduki juht sõitis 2 inimesele otsa. Autos oli väike laps, õnneks ta oli terve. Temaga probleemi ei olnud, aga juht muutus agressiivseks ja oli ka purjus.
seega pidime koos temaga haiglasse minema tema terviseseisundi kontrollimiseks. Sellised liiklusõnnetused juhtuvad meil tihti ja väga kurb, et süütud inimesed saavad kannatada. Pärnumaalt. 790 kontrolli üle aadress Tapari 51. Väidetavalt on seal leitud hommikul varastatud sõiduk. Kuidas said? Väga hea. Aitäh. Kontrolli. Okei, seda autot puudutada ei tohi, et me kutsume selle kriminalisti, kes äkki tuleb siia ja vaatab, võtab mingid puuteproovi, DNA-d. Et iseennast mina ei näe, et auto on kuidagi kahjustatud. Üritan sind. Kuule, meil on siin üks varastatud mootorsõiduk leidnud meie poolt. Neil on kolm liiklusõnnetust ja Maardu ootel. Ta helistab mulle 5 minuti pärast tagasi. Ütleb, et... Teisaldame ära. Teisaldame ära. Aga kuidas me teisaldame, kui seal on sees proovi? Autost ei tohigi puutuda. Lükkab kahvlid alla ja viib ära. Ühesõnaga, see on see auto. Üks palve võimalikult vähe seda puudutada. Öeldi. See on kriminaalmenetlus ja asjad öeldi. Mida värki, et praegu laekus info, et T1 bussipeatus, Kivimuru bussipeatus on sooditud alaealiste poolt. Ja sündmuskohale jõudes me nägime, kuidas 3 alaealist isikut jõudsid bussile, mida me just peatasime. Ja siis ühel seljakotis me leidsime balloonid värviga. Tervist, härra. Nendega ma midagi väga teha ei saa. Kõigepealt nad elavad, mis on väga kaugel siit. Teine probleem on see, et bussi ei tohi rohkem kui 2 minutit peatada. Meil ei ole kõik lõpuni välja selgitatud, et meie poolt me teeme pildid, fikseerime sündmuskohta ära, andmed fikseerime ja siis pärast, kui bussipeatuse omanikul on mingi küsimused, siis saab tagantjärgi kõik need üles leida. Minu lemmik bussipeatus on rikutud nüüd. Meil on tunnike veel jäänud, no tund 1,5. See nagu mäletadki üldse, mis me täna teinud oleme? Ausalt mitte. Ei mäleta üldse. Oot, stopp! Kahekesti sõida ei tohi, on ju. Teate muidu. Aga miks sõidete? Selle eest on ka trahvete nähtud. Ma oodan, et ei soovi seda trahve kätte saada. Aga ühesõnaga ärge liikuge, vaatake uudistesse. Põhimõtteliselt iga päev tegi meil siin liiklusõnnetused koos nende tõuksitega või selle roolitega. Okei? Oleme rääkinud? Ma ei tööta lihtsalt politseis, ma töötan teist tööd ka. Ma töötan Tallinna kiirabis autojuhina, ehk siis kiirabitehnikuna 0,5 osakoormusega. SKV on teavitatud. Ma olen 4 päeva politseis ja siis 4 vaba päeva jooksul teen 24 tundi vahetust kiirabis. Miks ma seda teen? Ütleme niimoodi normaalset elu elada, ehk siis oma korteris, mitte ülikorteris. Mul on üksik elu, mul ei ole last, mul ei ole elukaaslast. Selle palga, mis mul politseis on, kiirabi koolituse jaoks ma pidin koguma 2130–150 euri. Selleks, et seda läbida üldse ja ausõna ma kogusin seda circa 1 aasta eelmisel aastal. Vahetuse lõpus läksime appi patrullile, kellel oli mitte peatumine. Üks elektrimotoraator, kes oli väidetavalt alaealine, põgenes nendest metsaaladesse. Meil oli mitte peatumine, teine patrull tahtis peatada kroosikat.
Pühitame metsasüsteme järgi ei saa. Siit jõe poole. Jõe poole metsa sisse küünaksid koostöömete juures. Räägi, mis värvides on see krossikest? Musta värvi. Ja juht? Ma ei ausalt öeldes ei pannud tähele. Ka tumedad riided olid tühjad püksid vist. Kiivri värvi ka ei mäleta? Ausalt öeldes ei mäleta, sest kuidagi pime tulevad. Aga me jääme siia poole kiirutama, kui keegi läheks vaataks siis teisele poole siis ringraja peale. Ja 7-9 on teiselt poolt, vaatame. Mis iganes, see on see elektrikrossikas, kui näed, milline iganes on juni maha võtta. Sain. Elektrimootoraator põgenes metsaaladesse ning me alustasime otsingutööd, kuid patrullsõidukitega ja üldse autodega ei pääse liigi tihtilugu metsades. Seetõttu otsing meil õnnestus ning meil hakkas vaikselt vahetus lõppema, siis läksime jooksma. Eesti, 7-9. Tänaseks lõpetame, mina väga tänan meeldivakuste eest järgmise korda. Temi, edasi.